No tere jälle! Täna on selline lugu, mida ei pea isegi lõpuni kuulama. Ma räägin sulle magama jäämisest. Võlusopi 19. lugu. Vaikne öö. Võlusopis oli suvine öö. Suur tamm seisis vaikselt nagu vana kindlus. Tema lehed sahisesid nii pehmelt, et see kõlas nagu hingamine. Sisse ja välja. Tema alla olid püsti pandud 2 telki. Ühes telgis oli Runo. Teises Lumi ja Siira. Kõik 3 olid oma magamiskottide sees. Keha on väsinud, silmad kinni. Nad tahavad magada, aga uni ei tule veel. Ja see on täiesti okei. Runo pööras külge. Telgikangas liikus vaikselt. Mu aju ei ole veel valmis, sosistas ta iseendale. Kui inimene magama jääb, siis aju ei lülitu välja, ta lihtsalt aeglustub. Nagu ratas, mis veereb ja veereb ja. Runol oli peas palju mõtteid, aga ta otsustas neile mitte järele minna. Ta hakkas hoopis kuulama. Üks heli, siis teine. Ja ta märkas, et iga heli tuleb ja siis läheb. Täpselt nagu mõtted. Teises telgis oli sahistamine. Siira niheles oma magamiskotis. Lumi, kas sa magad? Sosistas ta. Ei veel, vastas Lumi. Ma tahan magada, ütles Siira. Aga mu keha ei jää paigale. Mul ei ole magamiskott, mul on ärkveloleku kott. Lumi muigas uniselt. Pane käsi oma kõhule, ütles ta vaikselt. Siira tegi seda. Tunne, kuidas ta liigub, sosistas Lumi. See tõuseb ja langeb. Nad jäid kuulama. Sisse, välja. Kas tead, sosistas Lumi tasa. Kui me hingame vaikselt välja, siis keha saab aru, et kõik on turvaline. Siira proovis. Aeglane sissehingamine. Veel aeglasem välja hingamine. Frederik istus tamme oksal. Suur liblikas, kelle tiivad olid sügavsinised, peaaegu nagu öö ise. Ta ei rääkinud valjusti. Ta lihtsalt ütles, nii et see kõlas nagu tuul. Uni ei tule siis, kui teda sundida. Uni tuleb siis, kui keha tunneb, et nüüd on õige aeg. Teeme ühe mängu, sosistas Lumi.
Mis mängu? Küsis Siira juba unisemalt. Lõdva keha mängu. Alusta peast ja mine varvasteni välja. Lumi hääl oli nii pehme. Mõne hetke pärast oli kuulda vaikset nohisemist. Ta oli magama jäänud. Lumi rahulik hingamine rahustas ka Siirat. Ta otsustas lõdva keha mängu proovida. Ja kui sina seda lugu kuulad, võid ka proovida. Alusta oma peast. Tunne, kuidas see muutub raskemaks. Ta vajub sügavale padja sisse. Pane tähele oma otsaesist. Kas seal on väike korts või on ta sile? Lase tal pehmeneda. Just nii. Su silmad, need on täna palju vaadanud, palju märganud. Luba neil muutuda raskeks. Silmalaud vajuvad pehmelt. Silmad puhkavad. Põsed, kas põsed on veel veidi pinges? Kas hambad puudutavad üksteist? Lase nad lõdvaks. Nägu ei pea enam midagi tegema. Ta võib lihtsalt olla. Kael nii mõnus ja raske. Tunne, kuidas pehmuse laine liigub ülevalt pea pealt mööda su kaela alla. Õlad võivad muutuda raskeks, nagu suured soojad kivid. Las nad vajuvad allapoole. Natuke veel. Nüüd märka enda käsi. Lase neil lõdvestuda. Õlavarred, küünarnukid, randmed, sõrmed. Sõrmed muutuvad soojaks, raskeks. Pane tähele oma hingamist. Ei pea midagi muutma, lihtsalt märka. Sisse, välja. Kui välja hingamine on veidi pikem, saab keha aru, et kõik on turvaline. Pane tähele oma kõhtu. Kas ta liigub? Lase tal tõusta ja langeda. Kui seal on veel väike pinge, kujuta ette, kuidas see on nagu väike pilv. Pilv ei pea kuhugi minema, ta lihtsalt hõljub ja muutub kergemaks. Nüüd jalad, puusad, reied, põlved, sääred, varbad. Kas nad on veel ärkvel? Lase neil pehmeneda. Nagu oleksid jalad soojas liivas. Keha on nüüd raskem, heas mõttes. Siira tundis, kuidas tema keha on mõnusalt raske. Tamm ei kiirusta, järv ei kiirusta, tähed ei kiirusta. Öö ei lükka kedagi magama, ta lihtsalt ootab.
Lumi hingas aeglaselt. Siira hingas temaga samas rütmis. Runo kuulas metsa hääli. Tuul sosistas nii vaikselt, nagu teeks ta pai. Mõnikord on nii, et uni ei tule kohe. Keha teab, kuidas magama jääda. Me ei pea teda õpetama. Me peame teda lihtsalt lubama. Läbi märkamise, läbi kuulamise uni leiab tee.